Barbitseni pilvest toorkord. Hea volikogu esimees, linnavalitsuse liikmed, lugupeetud linnavolinikud. Küsin teilt, mis tööd teeksite teie 8 tundi päevas, 5 päeva nädalas, aastast aastasse 299 € eest netos? Vaikus, ma arvan. Küsin veel, kas te usaldaksite oma auto töömehe kätte, kes saab sellist palka? Kindlasti mitte, sest ei saa olla kindlad, et inimene, kes selle raha eest on nõus täiskohaga tööd tegema, on ikka terve mõistuse juures. Hea autoluksepp maksab vähemalt 1000 € kuus. Ometi usaldame sellist väikest palka, 299 € netos. Sellist palka saavate inimeste kätte iga päev oma lapsed. Selline on nimelt täna abikasvatajate palk lasteaedades. Kuidas see üldse on võimalik? Mõtlesin, kui me kinnitasime Pirita halduskogus lasteaedade arengukavasid ja tuli jutuks see tasu, mille eest inimesed teevad täiskohaga tööd. Võib-olla inimesed ei tea üldse, mida abikasvataja lasteaias teeb. Võib-olla arvatakse, et nad lihtsalt mängivad seal lastega ja kõik on rõõmsad ja hästi tore on päevast päeva. Abikasvataja peab aitama üle 20 lapse paar korda päevas riidesse ja riidest lahti, kuna nad enamasti ei saa sellega ise hakkama. Ta peab aitama neid WC-s, siis ta peab aitama neil magama jääda ja üles tõusta. Ta peab jagama toitu, koristama, katma laudu, need ära koristama ja likvideerima seda laga, mida üks lapski tekitab oma pideva tegevusega. Selline tegevus võtab isegi ühe lapse vanemal võhmale, aga kui see toimub iga päev hommikust õhtuni ja lapsi on lasteaedades üle 20, lapsed sagivad, kaklevad, neid tuleb lahutada, järelikult peab tegemist olema multitalendiga, kes sellise asjaga saab hakkama, kõiki neid tegevusi korraga tehes. Ja vaesed lasteaia juhatajad peavad need multitalendid kuskilt otsima selle palga eest, et need lasteaiad üldse saaksid olla avatud. Ja paraku on see palk muidugi selline, et tööle võetakse praktiliselt kõik, kes uksest sisse astuvad, sest valida pole kedagi. Naistepäeva eel kutsuksin üles vähemalt mõtlema kõikidele nendele naistele, kes teevad miinimumpalga eest raskelt inimeste eest hoolitsemise tööd, mida kahjuks paljud ilmselt üldse tõsiseks tööks ei pea, kuna tasu on selline. Me oleme liiga harjunud sellega, et meie riigis on ametid, mis on seotud inimeste, ka väikeste inimeste aitamisega ja nende eest hoolitsemisega, et need on nii odavad. Tegelikult peaksid need ametid olema kõige kõrgemalt tasustatud, aga mitte mingit tänava pühkimisega samastatud abitööd. Kust ressursid võtta? No me teame, samal ajal tõusevad meil mõne juhi palgad 3000 € mööda minnes kuus, ulatudes 15 000 €-ni. Ministrite palgad tõusevad, linnavalitsuse palgad on tõusnud, bussijuhtide palgad isegi tõusevad iga aasta, aga mitte selliste inimeste eest hoolitsejate palgad. Seega on küsimus prioriteetides, mitte rahakoti paksuses. Soovin kõikidele neile miinimumpalga eest töötavatele vajalikele naistele head naistepäeva ja tänan.